metsa poole vahi, siis kostab metsa kohi. Mine tea, kas sellest üleüldse laula tohi. Tervist kõigile! Jälle ei saa öelda, sest et ühtegi videot pole teinud. Ma ei tea, mis ajast juba. Olen jumalast laisk olnud, ei ole viitsinud. Ja eks siin ole muid takistusi ja kõikega olnud. Et olen siin näiteks kõvasti tööd teinud ja õhtul jõuan koju. Vahepeal on trenn ka. Et siis ongi niimoodi, et kas teen siis seda videot või siis on niimoodi, et olen veel tund aega seal lapsega või perega. Et noh, ilmselgelt siis selline pereinimene, ikka soliidne, nagu mina võib-olla, valin ikka selle teise variandi, et noh, ei tõmba mind see video tegemine nii palju. Aga samas olen jälle mõelnud, noh, võiks ikka käsile võtta, et see ka ju meeldis, on ju. Ja noh, eks siin tegelikult olen palju tööd ka teinud, olen siin teisi unistusi ka taga ajanud, et üks suur unistus oli see, et juba kuskil 10 aastat olen tahtnud endale sellist kihvti, vägevat Ameerika autot. Tahtsin Ford Mustangi, jah, aga praegu olen keskmisest veits vanem juba. Mõtlesin, et no, mis ma siis teen selle Ford Mustangiga? No, lapse paneb võib-olla pagasnikusse, kui naise ära räägib. No, ees on mugav, naise räägib ka ära, aga poekotid ja igasugu asjad, et kuidagi ei mahu ära, et ei ole vist väga praktiline pereauto, see Ford Mustang, millest ma siin alati olen unistanud. See on poissmehe auto. Ja, vot siis. Ja nii ta ongi. Ja noh, ikkagi Ameerika autot ikka tahaks. Ja hakkasin siis kaaluma neid variante, et noh, V8 mootor peab olema ja mis siin kõik peab olema ja siis sattusingi Deutsche Rami peale. Näitasin prouale ka. Oho, vägev värk, ruumi on, kõik on, kast on taga, jumalast rahul. Kuid mis värvi on armastus? Igasugu jama olen sellega saanud juba vedada, ühesõnaga selles autos ma siin praegu istun. Selle ostmine oli mul siuke paras kadalipp ja enne koroonaviirust sai see soetatud ja eks siin vahepeal hirmu ikka oli natuke, et kas see üldse kätte jääb, aga ei ole hullu midagi. Et ühesõnaga ja kui nüüd keegi arvab, et no miks siis oli niskest suurt V8 mootorit ja kõike vaja, siis lihtsalt riist on väike, pole midagi ei teha, peab seda kompenseerima teiste asjadega, enne kui keegi minu üle seda nalja tahab visata, viskan ise ära, ei ole hullu. Väike uksevõti. Jah, täpselt. Ja nii ta ongi. Ja põhimõtteliselt, jah. Lähme nüüd vatkama ka. Jah. Nii ja kui nüüd see autoasi sai riista pealt ära, tähendab hinge pealt ära räägitud, siis noh, räägiks veel paar muud asja, et siin mõned inimesed ikka on küsinud ka, et kuule, et miks videosid ei tule, ikka iga kuu olen kuulnud. Noh, ega neid vaatamisi eriti palju ei olnud, aga need kedagi ikka huvitas ja ühe keskmisest suurema härraga siin isegi jõusaalis trehvasin rääkima, tähendab tegelikult riietusruumis. Ja siis tuli küsima, et noh, mis värk siis on, et vaatasin, et sa tegid päris huvitavad mingid fitnessi videod ka ikka, et noh, et kus need siis on, et noh ja siis natuke seal jutustasime või nii-öelda riideruumis, no ma ei tea, tegime seda koktatši seal kahekesi veitse 5 minti ja siis ta ütles, et kurat, et aga talle täitsa meeldis, et võiksin ju edasi teha, no ja siis tegelikult mõni inimene on veel siin sama öelnud, et noh, et ei olnud ju häda midagi, et mis sa kused, et võiks ju teha, no ja nii ma siin siis kõnnin jälle koos kaameraga. Selline asi ka siis veel, et noh, kui sellest fitnessi jutuks juba läks, et siis meil muidu oli siin prouaga laupäev oli selline saalipäev ja noh, tegime aeroobset ja käisime siin ikka mitu kuud jutti ja vahepeal ongi niimoodi, et mingi hetk lihtsalt saab kopp ette, et praegu me siin jalutamegi hoopis taevaskojas ja
ja tegelikult, kui siin nüüd mingi paar tundi mõnusalt ikka tõmmata, siis on ikka nii, et neid samme peab ikka päris kõvasti tulema. Et minul siia tulles mingi 1500 või midagi oli kella peal ja proua suhtes ma ei tea, eks me pärast vaatame järgi 2000. Selle. No 2000 on praegu. Ma arvan, et kui me siin lõpetame, no 10 tonni ikka saame kella peale vast ja ongi see, et me ikka selline perekond enam-vähem oleme, et ikka natuke ennast liigutame, et ei taha nagu kodus istuda ja neid kilosid juurde korjata, et mina ka siin selle koroonapausi ajal läksin täitsa 103 kilo peale ära ja siis vaatasin ka ikka, et oi jummale, mis asi see sealt peeglist vastu vaatab, et täitsa mulle ei sobi niimoodi, et täitsa põrsas oli olla juba, et see enesetunne ei ole ka nagu hea ja et hetkel ongi, et ikka võtsime ennast siin käsile ja kõik jutud ja siis ongi nii, et mina olen siin 3 kilo maha saanud rõõmsasti, et täitsa võib rahul olla juba. Ühesõnaga, nii ta ongi, et lähme naudime siin loodust ja vaatame, kui midagi huvitavat näeme, paneme kaamera silmaga peale. Vot sulle nalja, jah. On metsa kohin langes ja minu veresoontes. Samakas on kohal leidnud iseloomu joontes. Kui kätte võtan enda ja lähen tädi randa. Siin leidsin sellise koha nagu Gabrieli mänd ehk siis viimne reliikvia. Eesti teema, kes ei tea, siis te ei ole eestlased raisk. Ja siin Ivo krabas Gabrieli pistoda ja ütles, et me kõik oleme ühtemoodi müüdavad. Mõni on lihtsalt natuke kallim kui teine, aga nii, et kui keegi mind osta tahab, siis ei ole probleemi. Lepime hinnas kokku ja vaatame, mis siis minuga teha annab. Tuli kohe meelde, et kooli ajal mind kutsuti Ivo Seikenbergiks vahepeal või mis ta oli? Seikenberg, vahet ei ole. Ühesõnaga, kooli ajal mind nii kutsuti. Raisad, ma mäletan küll veel, ahvid, ma teile teen veel, kui ma teid näen. Ma olen nüüd suurem ja tugevam. Aga lähme edasi. Üle kõige on maailmal vaja üht vaba last, kes midagi ega siin nalja ei ole, siin saab ikkagi mitte ainult kõndida ja samme oma kella peale, aga siit ikkagi saab raskusi ka tõsta. Nii, meil on siin väike poiss, kes ise ei kõnni, on vankris. Nii kui mingi trepp tuleb, ega me siis teistpidi tagasi ei lähe. Siit võtame ikkagi asjad kätte, kahekesi ja tegelikult naine üksi tõstab. Aga jah, lähme siit trepist nii, et koliseb. Et üks mees pakkus siin abi ka, siuke turskem. Ma ütlesin talle ka, et ei ole vaja. Aitäh, lähme ise, no problem. Me just siin mõtlesime, et ei, me kuskile mäe otsa ei roni ja nüüd me oleme ikka kuskil, ma ei tea, kus kuradis mingi hullu ringiga läksime ja seda raja nime ma ei mäleta ja siis me oleme kuskil päris kõrgel fucking mäe otsas, et jah, siit läheb niimoodi otse alla rõõmsasti. Nii et nüüd me saame siin kõvasti veel tõstesporti teha ja ei ole hullu midagi, ei põe. Täitsa mõnus on 8000 sammu, juba kohe saab 9000 ja täis. Täitsa mõnus selline aeroobne, aga paneme siis edasi. Ja. Nii ja saime just sellisest jõhkralt kõrgest pikast trepist alla. Peab ütlema, et ega see alla tulemine ei ole üldse lihtsam kui üles minek, aga loodame, et äkki rohkem treppe tee peal ei tule. Või tähendab, mis ei tule? Kurat, Ivo, oled mees või ole? Ei ikka, veel treppe. Lähme edasi. On elu teinud käände ja meie karulande on tulnud tühjus kõik nüüd muud kui kiirustavad läände. Siin keset vaeva kaski võin võtta selle riski. Nii ja minu kell andiski juba märku, et 10 000 sammu on täis. Ma ei tea, miks ta arvab, et see on piisav võib-olla või alla selle on ebapiisav. Aga ei tea, mingi selline fucking programm talle sisse ehitatud, väga huvitav. Aga nii ta on ja kõnnime veel
ja saame tegelikult veel samme. Ja varsti väiksel mehel läheb kõht ka ilmselt tühjaks, nii et peame oma väikse matka ära lõpetama. Meil on muidugi söögid kaasas, aga läheb veits liiga pikale see asi siin. 2 tundi oleme juba siin tõstnud mööda treppe ja kõndinud, siis veel tõstnud, siis vahepeal käisime mingi ulmerada pidi, leidsime korraliku õhtusöögitäie kukeseeni. Õhtuks on kukeseenekaste lihapalliga. Oi kui hea, enda korjatud seen, see on ikka hoopis midagi muud. Meil on kohe neelud käivad juba, jahimehe segu läheb sinna maitseaineks ja oi sa kurat, küll tuleb sealt alles söök. Pidusöök lausa. Pidusöök täiega, kartulipuder ja ossa raisk. Vot, aga nii ongi, lähme siis kõnnime veel natuke. Nii, aga saigi meie väike matkapäev siin läbi, et ise oleks isegi veel jõudnud tegelikult. Aga eks lapsed, põnnik panevad siin piirid peale. Nii et ei ole hullu, mina sain 11 500 sammu hetkel, aga noh, siin on veel tuiamist, aga noh, selle matkarajaga siis umbes 10 tonni ikka tuli ära, jah, päris lõbus oli, tore, 2 tundi peale. Ja palju sul tuli? Vähem. 5940. No proual tuli 5900, aga ta pani alles lõunast kella peale ka ja hoidis pool aega kätt kuskil vankri peal. Võib-olla see ka paar tükki arvutas maha. Ei hakka siin võistlema, mõlemad olime tublid. Ja siis, mis ma ikka oskan öelda, Taevaskoda, täitsa tore koht. Rajad on head, trepid on uued, mõnus kõik, vankrit sai tõsta, nii mis hirmus, piitseps on punnis. Kui põiega probleemid on, siis seal reas on 6 või 5 WC-d kohe saate lasta 2 korraga, kui jama on. Aga aitab küll lollist jutust siin, et ma ei hakka midagi kokku lubama, aga tahaks ikka järgmise video ka ikka kunagi teha ja tore oleks, kui teeks enda arust vähemalt. Ja ilmselt katsun ikka teha fitnessist, trennist, toidust, mingisugusel sellisel teemal. Aga jah, tore, et vaatasite ja järgmise korrani siis loodetavasti. Nägemist. Head aega. Sayonara. Yeah.